kuna siin piiri peal on nüüd meil nii-öelda lahkelt aega käes, siis ma mõtlesin, et paneks oma mingisugused kogemused kirja navigeerimisseadmetest. Et eks nendega ole sõidetud juba siin ju väga pikka aega nii-öelda erinevatega, aga seal on see asi, et millegipärast, ma ei tea, kas see on Murphy seadus või mis see on, erinevad navigatsiooniseadmed käituvad erinevates riikides täiesti erinevalt. Ma ei räägi sellest, et kuidas see loogiline on, vaid pigem on seal mingisugune arusaamatu põhjus nendel asjadel. Näiteks meil teises autos tulles juba üle piiri seal kuskil Leedus täiesti tavaline telefon, tavalise Eesti telefonikaardiga keeldus lihtsalt kõnesid vastu võtmast. Eelistasime kasutaja supporti, kõik peaks korras olema, aga siiamaani ei ole ükski kõne sinna sisse tulnud. Ja võib-olla siit ongi esimene õppetund, et kui nagu üksinda rännata, siis kindlasti mingisugune teine vanadus või mingi suvaline telefon kaasa võtta, millega on võimalik vähemalt helistada teenusepakkujale ja pärida, et milles asi. Sest näiteks Gruusias mul oli endal ka, et telefoni limiiti peaks nagu jaguma nagu korralikult. Samas mul limiit on peale pandud, et oleks ikkagi mingisugune piirang, et ma ei tea, keegi häkib kuskilt sisse. Siis juhtus selline asi, et limiit sai täis. Ma ei ole võtnud selle telefoniga vastu mitte ühtegi kõnet. Mul oli Euroopa Liidust väljudes juba kinni keeratud andmeside, mitte ainult telefonist, vaid ka teenusepakkuja juurest. Kusjuures öeldakse niimoodi, et kui sa ainult telefonist lükkad välja oma andmeside, siis telefon tegelikult ise kasutab ikkagi mingiks otstarbeks andmesidet ja pärast tuled tagasi, võib olla ikkagi mingisugune arve. Ehk siis ma lasin nagu Tele2-st täielikult interneti välja lülitada ja nädala pärast Gruusias oli mu arve umbes 70 €, ma ei tea veel siiamaani miks, aga ma lihtsalt helistasin teise telefoniga ja lasin seda limiiti suurendada. Nii et sellised anomaaliaid täiesti juhtub. Et mida mina nagu siin reisi peal kasutan on Garmini tavaline auto GPS. Siis on üks iPad mini tahvel ja telefon, millega ma siis praegu filmin. Et kolm seadet. Ma arvan, et kui kaugemale kuskile minna, siis alla 3 tegelikult on juba natuke riskantne. Sest esimene asi, mis juhtus, oli see, et Garmini GPS lihtsalt jookses kinni kuskil Rumeenia kandis. Nii et sellega mul ei ole täna siin midagi enam teha. 3 on juba 2 tükki järel. Ja muidugi alati mõtled seda, et jah, et mis ta asi on. Ma lähen Türki ja siis ostan Türgi kaardi ja kasutan Türgi internetti ja kui ma jõuan Gruusiasse, siis kasutan Gruusia internetti ja tegelikult on see ikka päris raske, kui sa sõidad Istanbuli sisse ja sa pead sealt otsima endal telefonikaardi. Linn, kus sa lihtsalt otse kiirteed pidi sõidad läbi juba mingisugune 2 tundi, siis see on küsitav, kas sa selle kaardi sealt leiad nii väga. Et sellepärast on kindlasti üks parimaid asju, mis mulle praegu toiminud on tahvlis Maps.me. Ja Maps.me'l on siis muidugi alla laetud enne kõik kohalikud kaardid. Ja Maps.me võib-olla selliseks miinuseks on see, et kindlasti tuleb teda paberkaardiga võrrelda, sest ta ei pruugi näidata alati kõiki teid õieti. Muide, see on kõikide nende navigatsiooniseadmetega. Ta täiesti arusaamatute põhjustel teeb lihtsalt mingisuguse jõnksu nii-öelda sisse, ehkki otse tee on täiesti tema enda kaardi peal olemas. Et ei tasu neid väga niimoodi pimesi uskuda.
et sellepärast on nagu kõige alus on alati paberkaart, et kui paberkaart on kõrval, siis noh, navigatsioon lihtsalt nagu aitab seda ja teeb mu elu nagu lihtsamaks. Ja noh, mis siin veel tahvlis on, siis on kui andmeside on, noh, loomulikult on Google Maps on ikkagi põhiline. Kui andmesidet ei ole, siis on mul Google Mapsi alla laetud offline kaardid, siis ma sõidan nendega. Ja telefonis on siis põhimõtteliselt dubleeritud sama asi, et on Maps.me ja on alla laetud Google'i kaardid, et näiteks isegi noh, Gruusias, kui me võtsime internetikaardi, siis sellest internetist ei ole seal kohati nagu väga palju kasu, sellepärast et sa oled piirkondades, kus lihtsalt netti ei ole või sa oled kuskil mägede vahel ja siis võib lihtsalt visata sul pildi eest ära ja tühi maa, sa ei navigeeri kuskile. Et vähemalt 2 offline rakendust, millega siis saab sõita kohtades, kus andmesidet siis ei ole. No vahepeal sai kasutatud seal Waze'i ka, täitsa selles mõttes hästi töötab ja Waze on üsna ikkagi intelligentne ja oskab väga hästi juhatada ja pluss noh, nii-öelda nii Waze'il kui Google'il mõlemal on eriti nagu suurlinnades on just see teede ristmikul nagu teede näitamine on nagu päris hea, et kui sul on seal kõrvuti 8 või 10 rida, siis on nagu üsna raske nagu orienteeruda, et noh, sul üks keerab paremale, üks keerab natukene paremale, kolmas keerab kuskile mujale, et keeruline on sul aru saada, kuhu sa tegelikult pead keerama, siis Google ja Waze on päris head, noh, Garmini oma ka muidugi, aga noh, Garmin jah otsustas, et tema nagu ei tööta. Mida sai nagu proovitud ka, et noh, igaks 10 juhuks ostaks endale Garminisse kohalikud kaardid, siis noh, otsida kuskilt Garmini esindust ja sealt kaarte, siis ma nagu selle peale aega küll ei raiskaks, et see võib osutuda suhteliselt mõttetuks tegevuseks, pluss on see, et kohati on need kaardid Garminisse niivõrd kallid, et noh, kas selle asjal on nagu mõtet. Gruusias veel sai natukene kasutatud ka Yandexi kaarti, ehk siis mis on nii-öelda mul tavaliselt Venemaal kasutuses koos andmesidega ja teinekord, noh, Yandexil on samasugune variant, et sa laed samamoodi kaardid endale alla ja võid sõita siis ilma nii-öelda andmesideta. Et Yandex töötas ka nagu päris hästi, näitas ära igasugused ummikud ja kohati võib öelda, et tal see nagu see kaardi värvilahendus ja see on isegi parem kui Google'il, et ta näitab nagu palju paremini sulle need kitsaskohad kätte. Ja mis veel? Ja rohkem rakendusi väga ei kasutanudki. Aga noh, siin kohati oli jah, ütleme niimoodi, et 3 seadmest töötas üks, kuna siin noh, liiduriikides siis nagu sai nagu selle peale loodetud, et andmeside on nagu olemas, siis oli nagu palju selliseid piirkondi, kus netiühendust lihtsalt ei olnud ja ainukeseks, mis nagu sel hetkel töötas, oligi tahvlis Maps.me. Ja Maps.me'l on muidugi see hea asi ka, et noh, sa võtadki ta nii-öelda endale suurelt ette. Paned näiteks telefoni, paned Google'i rakenduse navigeerima, aga noh, see näitab sul nii-öelda sellist pisikest juppi ainult sellest kaardist, et sa nagu ei taju ära, et kus sa oled. Ja siis tahvli peale võtad ette selle suure pildi, mis on sul noh, nii-öelda siis selle paberkaardi eest, kus sa näed siis, et kas sa liigud õiges suunas, kas sa ei tee mingisuguseid totakaid jõnkse sisse nii-öelda, et nii-öelda noh, kahe kaardi kombineeritud sõitmine minu arust nagu kõige parem. Ja noh, kui kõrval nüüd nagu see Garmin ka töötaks, siis Garmini see juhendamine on nagu minu arust nagu kõige parem. Aga noh, mis oli veel sellised üllatusi, oli noh, muidugi see, et armatuuri külge pantud kõik need iminappadega asjad ja põhimõtteliselt ka kahepoolse teebiga pandud asjad kukkusid kõik ära, sellepärast et väljas oli nii palav.
et see lihtsalt sulatas kõik lahti. Ja kuna mul tahvel on nii-öelda ees esiklaasi küljes, siis tekkis see häda, et põhimõtteliselt tund aega tahvel oli üle kuumenenud, ütles, et lülitab välja ennast. Ja siis me proovisime mässida sinna ümber igasuguseid asju, mis nagu oleks, hoiaks ära nii-öelda selle ülekuumenemise. Ega see väga lihtne ei olnudki, sellepärast et kuumus jäi ikka selle nii-öelda tahvli taha. Et tõenäoliselt nüüd järgmiseks korraks tuleb siis vaadata, kas mingisugune ümbris, mis siis kaitseks seda selle kuumuse eest, või siis tuleks teha taha mingisugune vari, mis siis takistaks päikese ligipääsu sellele tahvlile. Või siis teine variant on see, et tuuagi ta esiklaasi küljest alla kuskile raadio ette või kuhugi sellisesse kohta. Ja siis mis meil veel oli nii-öelda tehnikast, oli see, et meil oli igaks juhuks siis lällaritele veel dubleeritud kaasas ka käsisaatjad. Et kuna sai just pandud siia uus lällar nii-öelda peale, siis tekkis ka meil sellega mingisugune konflikt. Ehk siis teist autot me kuulsime põhimõtteliselt mitte rohkem kui 500 meetrit. Ja seda ka nii-öelda otse nähtavuses. Et tagasi minnes peab natukene seda ka vaatama. Et kui kuskile nagu sõita kaugemale ja eriti nagu sidevahendid, siis kindlasti tuleks teha kas või kodus mingisugused testisõidud ära, et selle lällariga jäigi tegemata, kuna ei olnud lihtsalt kellelgi teisel kohe nii-öelda võtta, kellega proovida. Siis lootsime, et uus asi ja töötab ilusti, aga et ei olnud nagu päris ootuspärane. Ja ülejäänud tehnika toimib küll praegu ilusti, et muidugi laadijate koha pealt tuleb hästi kriitiliselt vaadata üle, et kõik sellised nii-öelda need punnlaadijad, mis on nii-öelda USB laadijad, kindlasti üle proovida, kui palju nad siis tegelikult laevad. Sest siin oli näiteks, mida ma enne ei olnud nagu täheldanud, kuna mul telefon sai tühjaks ja iseenesest nagu suhteliselt hea laadija, siis selleks, et nüüd see Samsungi telefon uuesti täis laadida, mul põhimõtteliselt autos kulus päev otsa. Muidugi ma kasutasin vahepeal nii-öelda mingit navigatsiooni ka sealt telefonist ja vahepeal tegin pilte ja mis iganes, aga laadija oli kogu aeg järel ja alles õhtuks ta laadis mul täis. See tähendab seda, et selle laadija puhul on küll märgitud, et see on 2,1 amprit, mis võiks tegelikult piisata nagu väga hästi nagu telefonile, aga ma kardan, et reaalselt ta tegelikult seda ei ole. Samas, mis laeb nii-öelda tahvlit, väideti, et see on isegi kuni 3 amprine, siis see tõesti on ka seda ja väga hästi laeb. Isegi kui kogu aeg tahvel on järel, ta laeb ta suhteliselt ruttu 100% täis. Ja kindlasti tasub veel üle vaadata, et kas neid USB auke siis või nii-öelda need sigaretisüüte auke nii palju jagub ka, kui tarvis on, et paratamatult on see, et mõtled, et mis mul rohkem läheb, aga tegelikult kas või see käsisaatja tuli välja, see on vaja kuskile ühendada, et neid selliseid kohti võiks paar tükki ikkagi varuks ka olla. Vot, seekord siis sellised kogemused.